teekaaslased, Väimela inimesed, Võrumaa inimesed, Eesti inimesed, liivimaalased. Aitäh, et siin olete ja me pikalt ei kõnele lumesajus, meil on pikk päev ees, aga hakatuseks kõneleb siin mu kõrval üks noor mees, Vene-Iisraeli ärimehega kohtumisel siin kõrvalmäes. Tal on mõni mõte meile kõigile öelda. Tervist, head hõimlased! Rõõm, et olete kogunenud enda jõu ja valgusega. Endiselt hoiame Eesti põhiseaduslikku vabariiki oma südames ja esindame seda, kuigi tundub, et riigistruktuurid ja üleüldse ka juhtivad struktuurid siin meie kaunil Eestimaal on otsustanud kõrvale kalduda rahva teenimisest. Et eile tuli see samamoodi välja, see Vene ärimees ei olnudki tegelikult kõige suurem probleem. Kõige suurem probleem oli Eesti äraandja, kes esindab teda, kes soovib siia seda läbi suruda, meie oma vald, et meie enda inimesed tegelikult, kes võtavad vastu täiesti rahvavaenulikke otsuseid. Et meie esivanemad võitlesid verega, lugematud inimesed, mehed ja naised, andsid oma elu, et me saaksime nautida seda vabadust, seda maad, et meil oleks see puhas vesi. Ja see on tegelikult laenuks meie lastelt, nendelt samadelt pisikestelt, et millisena me pärandame neile selle koha, kas see on natuke parem, kas ka nemad saavad puhast vett juua, hingata puhast õhku, nautida seda vabadust ja hääolu, mis meil siin on, või on siin hoopis lageraie ja tööstus ja veekaevandused. Oma tegevusega ja oma olekuga saame me tuua valgust sellesse maailma, et me ei anna alla nendele ekspluateerivatele ja äraandvatele jõududele, kes tahavad meie riiki õõnestada. Me saame olla enda südames ja seista oma tões. Ja sellest piisab. Säilitame positiivsuse. Ja seisame kindlalt ja seisame nagu müür, sest meist mööda ei pääse ja siit mööda ei saa. Väimela on praegu eestluse kaitsel ja Väimela on olnud ka varasemalt see kant eestluse ja Eesti riikluse kaitsel, sest Väimela põllupinnast siit samast kilomeeter, 1,5 üle põllu, Parksepa poole, vaadake sinna, seal on veetnud oma lapsepõlve aastad Eesti Vabariigi kindral Ernst Põder. Ernst Põder oli see mees, kes 1. detsembri mässu ajal 1924 päästis Eesti Vabariigi sisuliselt, sest ühe ainsa lasuga, mille kohta on teinud tollane väliskorrespondent oma elulooraamatus hiljem on märkuse, et ta pole sellist nii head lasku näinud. See lask päästis tollal Eesti ja see lask kohustab meid ja see mees seisma ka täna. Aitäh teile! Sõbrad, eks me koolimajas ja Nursis räägime veel, et võtame nüüd, siis koguneme oma autodesse.
4 aastat on olnud juba nii iga päev, et ei ole läinud päevagi, kui mõtleks Nursipalu peale. Ja hiljuti oli Võrumaa apelli aastapäev 6. veebruaril 2023 loeti siis Suure Munamäe tornis ette Võrumaa apell. Ja mäletan, kui seda teksti tehti, selle teksti autorid on muide Maarja Lõhmus, Tiiu Ritari ja Nele Hendrikson. Tekst sai kokku pandud, siis nii mõnedki tulid niimoodi poolarglikult küsima, et mis te sinna lõppu kirjutasite, mis ei pane Võrumaad, ei pane Eestit provokatiivselt sõjajoonele, et mis jama te ajate. Aga nüüd me näeme täna, et see kõik, mis apellis kirjas on olnud nagu ettekuulutus. Et me olemegi näinud, kuidas Eesti on provokatiivselt pannud ennast sõjajoonele ja meie siin oleme proovinud hoida selget pead ja selget meelt, et seda ei juhtuks. Tavaliselt inimesed väsivad, kui nad peavad millegi vastu väga pikalt võitlema. 4 aastat on väga pikk aeg, eestlane pole väga selline inimene, kes käib meelt avaldamas rudikas püsti, vaid pigem vannub seal kuskil sauna taga ja elab rahulikult edasi. Et mul on väga hea meel, et me oleme täna siin. See tähendab, et meie vaim ei rauge, meil on toetajaid, tuleb järjest juurde. Ja mis on veel, minu arvates on tähtis juba algusest peale, me oleme rääkinud, et see Nursipalu teema ei ole ainult Nursi inimeste asi, vaid see on kõigi Eesti inimeste asi. Ja me näemegi, kuidas on nüüd need protsessid kõik Eestis kujunenud. Võtame selle Väimela vee asja kas või. Võtame tuulikute teema, võtame fosforiidi teema. Et kui inimesed nagu ei hakka sellisele vägivallatsevale poliitikale vastu, siis neid asju surutaksegi läbi. Et selles mõttes on nagu Nursipalu rahvas natuke ka teerajaja. Ja ma loodan, et me julgustame ka teisi ja samas meie õpime ka teist, et me olemegi üks ja kõik see, mida on räägitud, et oi, et kes see tuleb siia meelt avaldama, see oleks justkui ainult kohalike asi või on ette heidetud avalikus meedias seda, et inimesed lähevad meelt avaldama või küsimusi küsima näiteks seoses tuulikutega. Tegelikult see, mis Eestis toimub, ongi kõigi asi. Ja 2002 aastal võeti juba vastu Eestis kodanikuühiskonna põhimõtted, kus on selgelt kirjas, et see ongi kõigi asi, mis Eestis toimub. Sa leida ohudena, kommunistid pimena. Elagu Eesti! Eesti rahvas, väliseestlased! Elagu Eesti rahvas!
see ja laulab tuuliprints ja tiiblab õõgeneb kui kaljutiin ja kõrvust all on lõikal surmakuul. Ta tahab peagi metsa mehekuul ja kõrvust all on lõikal surmakuul. Ta tahab peagi metsa mehekuul. Mets mühiseb nii võimsalt kutsuvad, võid varjusid sa leida puude all. Kui kommunistid pimedama ööl sind puudutavad viias tunnitööl. Kui kommunistid pimedama ööl sind puudutavad viias tunnitööl. Võrumaa kõige ilusam saa, sinu pikamaa igal pool ollen. Sügav ööviku org ja Punamäe torm minu tervitas mine ja tulen. Kui saas vilutskard minna latsepõlve, saas püürata seal minu liivapäev. Saas kätki hindest võtsa salve hõlma, siis kohegi eestlannu ära saa. See esimene, kus selle on nii kui tuult saab, ei ole läinud. saanud võtta juba mõne väikse võileiba ja kuuma tee, et täna meil siis Toomas Ojasaar siin meile ilusaid lugusid mängimas. Aitäh kutsumisele! Ja nüüd see mees, kes siis 1. detsembril 1924 tegelikult Eesti riigi päästis, et ei langenud juba siis punaste kätte. Ja muide, Põder oli see mees, kes käis ja hoiatas toonaseid kaitseväe juhte, riigi juhte ohu eest, mis varitseb.
ja põder on konstanteerinud, põderit ei kuulatud. Kõik oli korras, ühtegi probleemi ei nähtud ja põder on konstanteerinud fakti. Eesti sõjaväe etteotsa on roninud täielikud oinad. Detsembri kuumusfilm, mis on sellest 1. detsembri ööst räägib, seal ütleb põder kodus viinaklaasi taga. Korrat, piir ei pea jõehobust ka kinni, aga nendel on silmad suured, korrad nagu tõllarattad. Neil pole aega. Meil on vaja präänikit järada. Ja praegu meil on umbes sama lugu kohati, et vallas ja neil, kes peaksid tegelema asjaga, neil korrat pole aega, neil on vaja präänikit järada. Aga me peame seisma sellepärast, et tänane võitlus, kui põder võitles relvaga ja tegelikult seal postkontoris, kui kutsuti Vene abiväge, siis põderi lask tegelikult päästis Eesti, siis tänane võitlus meil on, ma ütleks, vaimne võitlus, sest meil on Eesti Vabariik ja meil on võimalus kohtu kaudu, sõnaga, selle sama Nursipalu ketiga, Nursipalu, Väimela ja Võrumaa kaitseks. Me saame oma asja ajada ja selle eest me peame olema tänulikud ja me peame olema targad, et seda asja ajada. Ja sellepärast on, ma ütleks küll, et Võrumaa on nii Nursipalu võitlusega kui ka nüüd Väimela võitlusega, me oleme tegelikult eestluse ja meie omariikluse eest esilinnas. Nii, rukkilille värvi sinine taevas, valge lumi päikese kiirtes säramas, nende vahel mustendav kuusemets, kas pole ilus Eestimaa loodus. Karge hommikutunni vaikuses, koduõue kõrges lipumastis, suur vapiga perelipp lehvimas ja sinimust valge ilutsemas. Lumisel rajal astub mõtetes mees, ikka üksinda pühas vaikuses. Rasked saatuse löögid veel hinges, rõõmsad kohtumised ootamas sees. Mõtleb mees, kus on me põlisrahvas, kas kodus diivanil mõnulemas, pealinnas tervikutega kõndimas või Nursipalu ketis osalemas. Mõtleb mees, kui tore oleks Eestis, harida maad ja elada rahus, kasutada gaasikus, männikus, vaenu õhutamist unustades. Ootamatult katkeb püha vaikus, kas ilmsi või unerüppes olles kaugelt kostvas kaurite müras päriseb maa ja hüvasti vaikus. Hüvasti Võrumaa ilus loodus, hüvasti seened ja marjad metsas, hüvasti linnud ja puude latkades, hüvasti kodupaik ilus ja armas. Külateed võõrad saapad tallamas, rasked sõjamasinad lõhkumas, alles jäänud külarahva silmis, pisarad ja suur valu südames. Ärkame, armas Eestimaa, ärka lootuste kevad on ärkamas, uus lootuste kevad on ärkamas. Leia endast taas tahe ja julgus, seismaks rahu ja vaikuse kaitseks. Et sellised sõnad mul said kirja pandud. Võrumaa on üks Eestimaa ilusamad paiku. Meid on siin väga palju, aga väga paljud on juba lahkunud. Aga ma loodan, et paljud inimesed tulevad tagasi ja selle nimel tasub meil võidelda, selle nimel tasub meil ketis seista. Me ei ole sõjakad, aga me oleme rahumeelsed oma kodu ja oma sünnimaa kaitsmise nimel. Me ei tea, mis meid ees ootab, sest meie ees salatakse kõike, meile valetatakse kõike. Aga teada on see, et iga mürsk, mis kauritorutest välja lastakse, külvab 4,05 kilogrammi mürkaineid. Kui kaugele see lendab, ei tea. Teame ainult seda, et Tšernobõlist radioaktiivsed ained jõudsid Rootsini välja. Nii et see mürgised ained, mida seal välja paugutatakse, need võivad ka meie põldusid hävitada, meie vett hävitada ja selle nimel me peame seisma. Teine asi on see, et mitte ainult mürgised ained, vaid ka need raskmetallid, need lenduvad ja kui kaugel need lenduvad, millised haigusid need tekitavad meile, ka sellest me ei tea suurt midagi. Teame ainult seda, et kui Serbias USA pommitas 9 päeva, siis seal hakkasid inimesed pärast haigestuma küll vähki, küll leukeemiasse ja paljudesse teistesse haigustesse. Nii et meil on
mille nimel elada, meil on mille nimel seista ketist, meil on mille nimel sõna võtta ja julgelt jätkata oma teed, oma tuleviku, kõige rohkem oma laste elus püsimise nimel. Tere, mina olen Tiiu, kohalik võrukas. Mulle meeldib üks Liidia Koidula luuletus, Üksmeel. Ja ma mõtlesin, et see on kirjutatud 155 aastat tagasi, aga see sobib väga tänasesse päeva. Ja ta on sobinud 100 aastat tagasi, 50 aastat tagasi ja täna ka. Meie eestlaste viga on see, et me ei suuda olla kõik üheskoos. Üksmeel. Liidia Koidula. Eesti rahvas, Eestimaa, kuis mu meeles kallis sa, Eesti vainud, Eesti metsad, Eesti vennad, Eesti keel. Igavest mul armsaks jääte, hauas armastan teid veel. Kuis mu rahvas jõuan ma lõbusalt sind tereta, kas sul rikkust, suurust soovin, et sind rikkaks tegevat? Kas sul hõlbus elu, vara, tuge, kindlust annavad? Ei ma hakka Eestimaa auru head sul soovima. Tööta kätte tulnud rikkus hukatuseks saajale. Saiast palehigis saadud magusam on paluke. Aga tahan ma südamest sul soovida. Ühte meelt, oh Eesti rahvas, seda nõua taga sa. Iga rahva suurem kangus ühes meeles juurdub ta. Väike oled, Eestimaa, väike minu rahvas sa. Aga ülemat ei tunne mina maa peal kedagi, kui et ühes meeles õnnes tõuseksid sa alati. Oh, seda nõua Eestimaa, ühes meeles elada. Kui üht meelt sa toeks paned, ei siis julge kostmata, vaenlased ei seest, ei väljast, Isamaa sind hirmuta. Me saame olla siis ühel lainel ja saame siis ühiselt lauluhäälel kõlaga lasta. Veel metsad meil on vabad ja võimsad pühavad ja soodes opiravad me mehi varjavad ja kindlaks Eesti veri ja kindlaks Eestimaa ei ja tiiga oorid küll Eesti ja viisa võitlus peab.